Tagurpidi või? Okei, vabandust. Tšau, mina olen Genka ja täna proovime siin kettkaevurit või kraavifreesi. Muidugi pilliks on Avant 650. Me panime selle kettvärgi siia ette ja ühendame ära voolikud ka. Jubegi lihtne on see ka, pole siin mingit erilist jampsi. Hops ja olemas. No nii, meil on siin kraavifrees, siis sellega saab teha väikseid kraavikesi või näiteks kui sa vaja mingit toru maasse panna või midagi taolist või mingi kaabel, sa saad teha niisuguse väikse kraavikese ja umbes meil on nüüd see seal ees ja umbes paneme mingi siuke hops sellise kraadi alla või. Ja siis tuure ei pea nii palju peale panema. Paneme natuke, see on siuke rahuliku pill ja hakkab minema no. Tagurpidi või? Okei, vabandust. Tagurpidi või sõitma. Selge, mulle öeldi, et julgevad parevad. Ma vaatan praegu on niisugune väikene vagu ainult, aga sellega saab ikka korralikult maa sisse ikkagi lükata. Let's go! Läks liiga maa sisse või? Ei. Tuure rohkem või? Pane ta käima uuesti. Jube kiiresti lämerdis, jube kiiresti sõigume siin. Olen kilpkonnaka peale. On kilpkonn peal. Ma ei näe üldse, mis seal toimub ees. Ütleme selline enam-vähem vagu, aga tegelikult saab sellega vist umbes meetrise teha, nagu kraavi. Et öeldi, et ma pean natukene mitte niimoodi sprintima, et see ei ole sprinttöö, see on rahulikult timmimise töö, et freesima ikkagi, lasen selle otsa maha ja siis hakkan freesima. Frees, frees, frees. No nii, nüüd tõmban natuke üles. Raisk! Seal on mingi reits kivi. Sorry, kats. Nii, vaata, mis nüüd sai. Kuule, vaata, see on ikkagi nüüd kraav, on ju. See on mega munakas, aga see on nagu reaalselt nagu kraav. 1,5 meetrit. Nii et kui on vaja siukest asja, siis Avant 650, kraavifrees, võimas pill, väga võimas. Maa väriseb, nagu oleks Jaapanis.